võtsin selle siit raamatust ja ma lisasin juurde ka selle alumise ultrasooniku sensori. Ja kasutasin värvianduri asemel valgussensori. Ma võtsin sellise roboti, mis sõidab kahe seina vahel üles ja alla. See töötab sellisel põhimõttel, et keskel on üks mootor, mis ajab 2 mootorit laiali, mille otsas on omakorda rattad ja mis sõidutavad teda üles ja alla. Siis siin keskel on see tasakaaluandur ja see tasakaaluandur töötab sellisel põhimõttel, et kui ta näeb musta, siis peatub üks mootor ja teine mootor sõidab edasi. Ja kui ta näeb oranži, siis teine mootor seisab ja esimene mootor sõidab. Ja selle mõlemal otsas on ka ultrasoonik sensor. Kui ta näeb ülemist, seda lage, siis ta hakkab allapoole sõitma. Kui ta näeb põrandat, siis ta hakkab ülespoole sõitma. Nüüd, mis ma muutsin selle roboti juures, on see, et ma panin alumise ultrasooniku sensori ja panin värvianduri ja asemel valgusanduri. Ja valgusandur on tegelikult see tasakaaluandur seal. Ja ma kirjutasin koodi C-keeles. Mida sa selle koodi juures seekord juurde õppisid? Õppisin seekord koodi juures juurde, kuidas teistmoodi neid alamprogramme kasutada. Ja õppisin juurde ka seda, et saab ka ilma loogiliste sulgudeta teha seda if-else lauset.